Taavi-Nurme gümnaasiumis. Ja meie lähme vaatame, kuidas me seda tähistame ja sõidame ka mäest alla. Nii, 11-12 klass praegu teevad keeledu. Kohe. Nüüd oleme. 11. Valmis. 11 tõmbab. 12 ka tõmbab. Kumki. Et just tulite tõmbamast, et kuidas siis oli? Ei, võistlus oli väga tasavägine. Natukene. Mõtleks hästi, tiim oli tugev. Panime endale head poisid kõik kokku. Meeskond oli ühne, vaim oli ühte. Jõud oli piisavalt üle. Ja hea võistlus oli. Ma vaatan, et pinnas oli selline, et kergesti libisema võttis. Ja, tükke välismordajal on alati see, et ilmast mängib väga palju. Ja eelnevad vigastused mängivad ka väga palju. Tegelikult meil on kõigil suured vigastused ja ilmastik on väga libe oli. Aga kui ikkagi on jalgades jõudus ja libise. Aga kas te kasutasite mingeid kindlaid meetmeid ka selle vastu, et näiteks jalanõud või? Ei, me kasutasime võitmist. Eelkõige ikkagi, kui lähed võidu peale, siis sa võidad. Aga kas see tiimi vaim tuli niimoodi iseenesest või te pidite ikkagi nagu treenima varasemalt? Ei, eks trenni ole ka tehtud eelmistel vastupäevadel, aga ikkagi tõelist tiimi vaimu ei saa kuidagi tekitada. Ta peab olema juba. Meil on kõik lihtsalt poisid. Aga eelmistel kordadel, kuidas siis võitudega on olnud, kas on või ei ole? No eelmistel kordadel oli see, et on segaklassid oli 2 aastat tagasi. Siis ei olnud midagi teha, siis ma ei mäletanud. Eelmine aasta mind ei olnud. No vana vigastus oli, aga ei. See aasta panime oma klassi poissega, polnud konkurenti lihtsalt. Polnud konkurenti. Soovime siis Hendrikule edu kelgutamises ja kelgutamises on ka. Taavi on vanameister ise. Laekpere Kruus-August käis kelgutamas, see ei ole mingi naljaasi. Hoiame siis sellel Taavil silma peal. Ats on jope silma saanud. Nii, oleme jõudnud siia mäe alla ja nagu näete, siis praegu võistlevad. Ma ütleks, et siin tiim 1 praegu võidab, aga eks varsti saame teada. Tiim 1 roheline kelk, tiim 2 on punane. Ma arvan, et see roheline natuke kiirem, punane on mingi hiidvana. Et sellisega ma ise küll ei sõidaks. Väiksed juba lahkuvad, nad vist tahavad süüa ka juba. Et juba täitsa jah. Nii, meiega on taas kord õpetaja Vallet. Küsime siis, kes kõige parem tiim on siiani olnud? Kõige parem tiim kõigeveos on olnud 12. klass poisid, ma tüdrukud ei tea. Ja teate, võistlusel on kõige parem praegu olnud 7. klass. 1 sekundiga võitsid abituriente. Tüdrukutest oli 12. Aga võib-olla veel siin üks võistlus saab ennast kokku, siis võib see veel muutuda. Aga siin need kelgu laskmised, mis te ise arvate, kas on vahet ka, et millise kelguga ja et... Kindlasti on vahet. Ma isegi ei ole viimasel ammu proovinud, eks ole, aga ma arvan, et on ikka vahe olemas. Aga mis see kõige parem kelk siis ikka on? Kõige parem kelk on see vana hea Salvo kelk. Kõige parem on ikka Salvo kelk. Täname siis. Võta heaks, tule varsti jälle. Jah. No, kohe kelgutama minek, aga enne räägime natuke masinast ka. Tegemist on siis DeLoreani ajamasinaga, mis sai eelmine aasta ehitatud Seebikarbi võistludeks. Rattad on õhku täis pumbatud. Kaua on küll masin seisnud, aga käima läheb nagu valatud. Andsin isiklikult ehitas pere ja mina aitasin natuke välimusega. Aga lähme siis vaatame, et kui kiiresti me sealt mäest alla sõidame. Kulats, hirmus hakkas või? Natukene. Aga kui ümber käime, siis saab vähemalt tunnistada. Ei no seda küll. Noh, veerime. Teed on palju virgutada. Siin väljas ei ole midagi hullu. Noh, tõin juua.
terved? enam-vähem. Sõidame siis koju. jah, koju.